Mõtlen ausalt, mul ei ole väga hea olla. Ma isegi ei tea, kas ma saunas higistad nii palju. Sa neid toksiine omastad, et sa lõpetaksid selle tegevuse ära, selle asemel, et sa mingi asjaga üritad neid väljutada. Mõni nädal tagasi tegime loo LED-teraapia maskidest. Kas need on ostmist väärt või ei, selle saad teada siit videost. Aga infrapuna hullus ei ole veel sugugi läbi. Kui sa saad seda endale näkku panna, siis miks mitte tervele kehale? Ja niimoodi me jõuamegi infrapuna mattideni ehk magamiskotid, kuhu sa mässid ennast sisse nagu burrito, lükkad juhtme seina ja idee poolest hakkad terve keha ulatuses paranema. Reklaamid lubavad, et infrapuna matt põletab rasva, stimuleerib ainevahetust, leevendab puhitust, väljutab kehast toksiine, toetab maksatööd, annab parema inestunde, leevendab lihasvalu, kiirendab taastumist ja vähendab põletikku, parandab vereringet, soodustab kollageeni tootmist, vähendab tselluliiti, vähendab stressi, soodustab serotoniini tootmist, parandab une kvaliteeti ja keskendumisvõimet. Siinkohal peaks mainima, et nende uhkete magamiskottide hind jääb kuskile 500 kuni 1000 euri vahele. Aga pärast selliste lubaduste kuulmist, siis kas julgeks väita, et võib-olla on asi seda väärt? Mul on ülimugav olla. Ma nagu oleks mullivannis. Tahaks siia kookonisse sisse jääda. Aga hoiame korra neid hobuseid. Mul on vaja teiega üks asi selgeks teha. Mis asi on infrapuna? Kui sa kuuled sõna infrared, siis ajus tekib kohe pilt, et tegu on mingi ulmetehnoloogiaga. Aga päriselu on palju igavam ja palju naljakam. Infrapuna on lihtsalt soojus. Iga asi, mis on vähegi soe, kiirgab infrapuna. Mina, sina, tass kohvi, radikas, mu läpakas. Kogu see infrapuna jutt käib pigem sellest, et kuidas see soojus sinuni jõuab. Kujuta ette 2 olukorda. Sa oled saunas, õhk on kuum, su keha läheb soojaks, sul hakkab palav. Või sa seisad päikese käes, õhk ei ole sama kuum nagu saunas, aga sul hakkab ikka palav, sest päike kiirgab sinu peale soojust. Ja siin tulebki kohe välja üks väike reality check. Selles matis ei ole mitte midagi, mis kuidagi su rakke maagiliselt mõjutaks. See on lihtsalt elektriline tekk, mis teeb su olemise väga soojaks ja ajab higistama, sest et see on soe. Siin on tõepoolest väga soe. Ja ma ütlen kohe ära, ma ei taha mitte ühtegi brändi maha teha. Vastupidiselt, see reklaam on hämmastav. Nad ei ütle midagi valesti, nad lihtsalt kasutavad väga uhkeid sõnasid. Sest olgem ausad, soe higistamise kott ei kõla üldse nii lahedalt kui infrapuna matt. Oh my god, kui soe siin on. Nii palav. Aga aitab torkimisest. Kas see matt siis tõepoolest teeb kõiki neid asju, mis nad lubavad? Mis sa arvad infrapuna mattidest? Ta on hea, soe, mõnele inimesele meeldib seal higistada, selles mõttes see on kõik fine. Aga nüüd minna uskumuse peale, et ta reaalselt sinu tervist parandab või et sa oled tervem inimene, sellepärast on ilmselt natukene nagu far-fetched. Nii et mis siin teki all siis päriselt toimub? Su keha satub kuuma stressi alla, hakkab sind maha jahutama ehk sa hakkad higistama. Seetõttu teeb süda rohkem tööd ja see väsitab sind ära. Ja siit algab ahelreaktsioon. Sa väsid ära, sa magad paremini. Sa magad paremini, sul on hea tuju. Sul on hea tuju, sa oled vähem stressis ja sul on parem keskendumisvõime. Sellise ahela leiab põhimõtteliselt iga eelnevalt ette loetud lubaduse kohta. Su vereringe on parem, sest et su veresooned laienevad, kui sul on palav. Lihasvalu ja jäikus kaob, sellepärast et su lihased on soojad. Ehk tegelikult peaaegu kõik jutt klapib. Peaaegu. Lubadused, mis panevad veidi pead kratsima, on järgmised. Soodustab kollageeni tootmist, toetab maksatööd, soodustab serotoniini tootmist, vähendab tselluliiti, põletab rasva ja väljutab kehast toksiine. Nii et hakkame otsast pihta. Esiteks enamus allikaid, mis ma leidsin selle väite kohta, on veebipoed, kus sa saad selle seadme endale osta või käia seda teenusena kasutamas. Ehk neil on oma kasu sees. Lisaks panin tähele, et tihti kasutatakse sõnu nagu mei ja mait ehk jah, see võib teha neid asju. Teoreetiliselt.
kollageeni stimuleeritakse kas sihitud valgusega või tekitades nahale mikrokahjustusi. Infrapunamatt ei tee neist kumbagi. Jah, lähiinfrapuna kasutatakse kollageeni ravis, aga see sügavale nahka tungiv 5–14 mikromeetrit infrapuna kirgus, mida leiame nendest mattidest, on kauginfrapuna ehk tavaline soojus nagu soojakott. Seal tekib ka väga tihti see küsimus, et kes selle riistvara tootja on, sellepärast et nagu kui me räägime näiteks sellest faarinfrareedist, siis ma sain aru ka, et nagu üks nendest barjääridest, miks seda tegelikult niimoodi väga tavatarbija kaubas kasutada ei saa, on see, et need konkreetsed labad, mis seda faarinfrareedi emiteerivad, on hästi kallid. Rõlgelt kallimad kui need, mis need lahjemad versioonid on, eks ole. Ehk siis ma arvan, et isegi see 1000-eurone kott oleks tegelikult nagu kordades kallim, kui ta päriselt kasutaks neid kalleid lapasid seal sees. Kuidas see peaks aitama kollageeni toota? Tervishoiutöötajana öelda, et see töötab, siis see peaks olema ikkagi nagu selgelt näha, et mingi hulk kasutamist toob paremuse võrreldes nendega, kes ei kasuta näiteks. Et selliseid väga veenvaid uuringuid tegelikult pole. Ei. See ei toeta maksatööd. Maks ja neerud on meie keha kõige võimsamad puhastussüsteemid või moodsas wellness kõnepruugis detox süsteemid. Ja nende heaks toimimiseks peab olema hea vereringe, kui oletame, et infrapuna saunaga üle pingutada ja keha täiesti kuivaks pigistada, siis see halvendab neerude verevoolutust ja maksaverevoolutust ja tegelikult võib natukene vähemalt ajutiselt häirida nende tööd. Kuidas see peaks aitama meie kehal serotoniini toota? Ei aita. Saunas käimine ikka on mõnus, aga see ei tähenda, et see infrapuna ise serotoniini tootmist kuidagi mõjutaks. Ma olen siin sees olnud nüüdseks 14 minutit ja ma ei tahaks mitte midagi teha rohkem kui siit välja tulla. See on rõve. Ma olen higine, ma kleepun, mul on palav. Isad väidavad, et see nagu vähendab stressi ja nagu lõõgastab sind, aga nagu ma ei ole üldse lõõgastunud, ma olen vägagi stressis selle üle praegu. Aga see ei muuda maagiliselt rasvkoe ehitust ega sidekoe struktuuri, millest tselluliit tegelikult tekib. See tselluliit, mida ilutööstus müüb naistele, on naiste sidekoe ülesehitusest sõltuv välimuse muutus, mis ei vaja mingit ravi. Aga kas higistamine siis sellele kaasa ei aita? Higistamine toob kehast välja vett ja soolasid. See ei muuda nahaaluse rasvkoe koostist. Ja need infrapuna kirgused ka kuidagi ei vii seda tselluliiti minema või? Selle kohta puuduvad veenvad uuringud. Üks kõige mõistlikumaid viise, kuidas selle väljapaistmist vähendada, on liikumine, trenni tegemine ja piisava vee joomine. Telial on ikka tõsiselt palju head meelelahutust. Eksklusiivsed saated Inspiras, populaarne streaming-teenus Netflix ja nüüd ka HBO Max. Ära jää ilma. Liitu Telia TV-ga. Ma tunnen nagu, kui reaalselt mingi higise kilega ma kaetud olen praegu, ma tunnen kätel seda. Olen vist elus kunagi tahtnud nii väga duši alla minna. Ma isegi ei tea, kas ma saunas higistan nii palju nagu. See on ebareaalne. Ma olen täiesti ligemärg. Leht väidab, et ühe sessiooniga võib põletada kuni 900 kilokalorit. Võrdluseks minu 10-kilomeetrine kõnd kulutas umbes 800. Ehk tekib küsimus, kas teki all lamamine on tõesti intensiivsem kui 10 kilomeetrit kõndimist? Ma saan täiesti aru, kus see rasva põletamise jutt tuleb. Sa tuled matist välja, oled läbimärg, astud kaalule ja näed, et number on väiksem. Tundub nagu vau, töötab. Aga kahjuks see kaalulangus tuleb peamiselt sellest veest, mis sa just välja higistasid. Kas matil olemine põletab kaloreid? Jah, aga see ei ole rasvapõletus, vaid energiakulu, sellepärast et su keha peab ennast jahutama. Vahetult enne ja pärast küll vee kaotuse arvelt kaal muutub. Jood pudeli vett ära, on kaal tagasi, see on vedeliku tasakaaluga mängimine. Veenvaid uuringuid, et see aitaks kehakaalu oluliselt muuta,
siis kui see seda teeks, see oleks meil ju ravijuhistes kirjas. Toksiinide väljutamine on paljude brändide põhiline müügipunkt, aga higistamine ei ole toksiinide kehast välja viskamine. Selle jaoks on sul maks ja neerud. See väljutab toksiine kehast. Palun defineeri toksiinid. Toksiinid on selline jällegi selles heaolutööstuse välja mõeldud termin või ütleme, mürkaineid on ju päriselus olemas, aga heaolutööstuses kasutatakse toksiine justkui mingisuguse universaalse paha asjana ja praktiliselt kunagi ei defineerita, millistest mürkainetest parasjagu jutt käib. Detoksi jutt on ainult müügijutt, see ei ole mingi usaldusväärne bioloogiline jutt. Ma pigem küsiksin siis selle peale, et kui sul on vaja toksiine väljutada, siis parem küsimus on siis, et kus sa neid toksiine omastad, et sa lõpetaksid selle tegevuse ära, selle asemel, et sa mingi asjaga üritad neid väljutada kogu aeg, eks ole. See, et ma need kõik ette lugesin, võib tunduda nagu juuksekarva lõhke ajamine. Aga kui mingi asi maksab 100 eurosid ja lubadused on nii suured, siis iga detail loeb. Aga see ei tähenda, et infrapunamatt mitte midagi ei teeks. Küsimus on pigem selles, et mis sa temalt ootad. Mida see infrapunamatt siis sellest pikast nimekirjast päriselt teha võib? See ajab higistama, sellega tulevad kehast välja vesi ja soolad. See tekitab kehas kuuma tunnet, eks ole, kiirendab südametööd, kiirendab tõenäoliselt ajutiselt ka ainevahetust, aga et ta mingeid olulisi püsivaid tervisemõjusid annaks, seda ei ole näidatud. Väikestes ja sageli ilma kontrollgrupita uuringutes on leitud ka soodsat mõju valudele, aga päris valuravina seda soovitada, siis oleks vaja paremaid uuringuid. Selline mingi lõõgastuse ja mõnusa oleku tunne ikka võib sealt tekkida, et kus see raha ja heaolu tasakaalupunkt on, see on inimeste jaoks erinev. Mida räägitakse on see, et see aitab sul magada ja nagu ma ei jää magama lihtsalt. Ja kui ma nüüd pärast seda magan nagu beebi, siis nagu läksin pesema ja magama, aga ma ei saanud magama jääda mingi 1,5 tundi. Nagu tavaliselt, nii et see üks kord mind magamisega ei aidanud võib-olla mitu korda järjest, võimalik, aga mul ei olnud seal sees hea, nii et ma ei saa ka teada. Aitäh. Ma saan aru, et see on põhimõtteliselt nagu mingi soojusravi sees. Jah, mida on nähtud selle infrapunakiirgusega on see, et ta võib lihasvalu vähendada, kui trenni järgset lihasvalu, väikesel määral, aga midagi ta teeb. Liigesvalu ta tehniliselt võib vähendada, aga seda on nähtud ka iga soojaraviga. Ehk siis nagu kas sa paned sooja kotti endale liigese peale, kas sa oled saunas, kas sa oled kuuma duši all, vannis või sa oled seal infrapunakotis, eks ole. Mingid spetsiifilised sellised kasutusnišid tal justkui on, aga nende tootjate eesmärk on kõigile seda anda, eks ole. Ja kas kõigil teda vaja on see küsimus, eks ole. Lisaks ka väga oluline osa, mida paljud lehed ja sisuloojad kohe ära ei maini, on see, et infrapunamatt ei ole kõigile. See on soojusraviseade ja on terve hulk olukordi, kus sa ei peaks seda kasutama või vähemalt peaksid oma arstiga enne rääkima. Ära kasuta infrapunamatti, kui midagi sellest nimekirjast käib sinu kohta. Nahahaigused või põletused, lülisamba haigused, südamestimulaator, südamehaigused, luumurrud, diabeet, kasvajad, vähktõbi, hiljutised operatsioonid, osteoporoos, vererõhutõbi, rasedus või imetamine, anhidroos ehk sa ei higista normaalselt, implantaadid, mis sisaldavad metalli või silikooni, metallist kunstliigesed ning silikonrindade puhul tuleks kindlasti enne oma kirurgiga konsulteerida. On minu aeg välja tulla. Ma ütlen ausalt, mul ei ole väga hea olla. Mul hakkas isegi tegelikult natukene halb, mis on okei. See ei ole kõigi jaoks, eriti inimeste jaoks, kellel on mingid südamehaigused, ma arvan. Nii et väljume kookonist. Karl, pulmeid. Ja nagu ka LED-maskide loos, siis päeva lõpuks on see täiesti sinu enda otsus. Mina ei hakka sulle ütlema, kas see on seda väärt või mitte.
kui sul on raha, sulle meeldib saunatunne ja sa tahad endale koju üht mugavat viisi, kuidas end lõõgastada, siis miks mitte? Lihtsalt on oluline teada, mida see päriselt teeb. Ehk kokkuvõtteks, see ei ole imevidin, aga see ei ole ka täiesti mõttetu asi. Aga mis teie arvate? Äkki mõnel teist on see matt juba kodus olemas? Kui jah, siis kuidas on? Kui ei ole, kas tekkis isu osta? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.